On olnud juhuseid, kus mulle kirjutatakse, et tüdruk, sa oled nagu prügi, sest ma tahaks sind välja viia. Mina olen Merilin, olen 25-aastane. My name is Armand Kanepe or Armand Kanep in Estonian. I'm 20 years old. Olen Tom-Erik Luomaa, olen 25-aastane. Minu eesmärk on väga lihtne. Ma olen aitamas kogu meessugu, et välja selgitada. Ütleme nii, et lihtsalt kuidas seksida. Kõige kergemini. Läbi Tinderi. Jah. Et minu eesmärk on leida siis selline pöörane kohting, mida tavaliselt võib-olla nii lihtsalt ei leia. Ma ei ole siuke trukk, keda sa sööma viid. I'm in this experiment looking for some Estonian friend because I came to Estonia only 4 months ago and I don't know many people here. Ma tahaks loota mingit langevarjuhüpet. Let's go to the Tinder. Haven't used it for a year or so. I didn't go to any dates at all. It was a complete disaster. Paar aastat tagasi siis viimati kasutasin. Ma eeldan, et kui see nüüd ära pole kustunud see konto, siis mul mõned ilusamad pildid on, kus ma olen ikka tublisti 10 kilo kergem. Ongi olemas, mine metsa näe, kohe näen 2 aastat vana pilt või on lausa 3. Nii, lehvitav pilt, siis siuke naeratav pilt, mis on reaalselt mitu aastat vana. Siis pilt, kus ma olen blond, mis on ilmselgelt vale. Kartulikoor. Kõige õigem pilt on ikka kõige lõpus. See on ikka tõeline see, kes ma olen, tõeline mina. Issand, oh my god, mida fuck kui sale ma siin olen. Täitsa võiks ju juttu rääkida. Latvian boy looking for some. Lähme deidile, küsimärk, ja ma kirjutan taha, lihtsalt kõht on täis, koht on parem. Jah, ma ei muudaks isegi seda. Ausalt öeldes selja sügamine on minu jaoks isegi kohati parem kui seks. To get a Latvian beer. I wrote to my first 2 matches that I came to Estonia a short time ago, which are the places in Tallinn that I must visit. And one girl actually responded to that one. I had a small conversation with her. I have to go to Old Town. Surprising. And that I have to check out some natural springs near to Tallinn. Siinialikad. Olen hästi palju swipe'inud, üritanud võimalikult palju inimesi näha. Istu mulle näkku ja ma söön oma teesus südameni. Inimesed kirjutavad, elu käib. Ma lihtsalt kirjutasin tüdrukutele viisakalt, hei, tšau, kuidas läheb. Mul üks sõber reaalselt alustas heiga ja ta sai 2 minutit hiljem unmatchi, see on päriselt. See on kõige suurem turn-off üldse, ärge kirjutage hei. Ma muutsin oma peo ära, et ma kirjutasin sinna viimin meeldejäävale deidile ja luban olla suurepärane kaaslane. Väga pretensioonikas lisainfo. Omalt poolt pakun välja, et võiksime chillida su kodumaja prügikasti kõrval. Ma ei osanud talle isegi midagi vastata. Mul on mingi tunne, et kuna Eesti on nii väike, siis jutud juba levivad, et minu nimega mingi pervert saadab imelikke kirju. Võtsin Google'ist pick-up line, mõtlesin ise midagi välja. Istu mulle näkku ja ma söön oma teesu südamesse. Et jah. I tried a tactic which I call pizza. I just wrote to my match that I'm a little Latvian boy in this big city and I would really want to know where is the best pizza place in Tallinn. And that didn't work either. Yeah, I'm now a bit worried. Kas sa oled eesti keele riigieksam? Sest ma teeksin sind 4 tundi ning vahepeal sööksin šokolaadi ja jooksin karastavat jooki. Tundus, et see läks talle päris hästi peale ja jäime isegi rääkima, aga tuli välja, et neiu oli juba sõitnud ära välismaale. Siis mulle pakuti veel linnas jalutamist ja minust pildi tegemist. Küsisin talt, kas ainult ta rohkem ei tahtnud mulle vastata. Siis küsisin, milline on parim deit olnud, et üritasin nagu asja veid soojendada. Vastati mulle, et see oli Pärnus restoranis 3 käigu söök koos hea klappiva jutuga. Mina ei tea, mis Eesti meestega on, aga nende jaoks vist hea deit tähendab söömist. Ma pidin nii palju inimestele ütlema, et sorry, mul kõht on täis, ma tahaks midagi muud. Üks kooliõde mul kirjutasin talle konkreetselt, et
TTÜ nimel saame kokku ja lihtsalt teeme. Aga ei, tegemist on ikkagi taluka naisterahvaga ja ta isegi ei vastanud mulle mitte midagi. Kõik tahavad sööma viia või isegi kui algus on palju lubav, siis mis sealt edasi tuleb, ei ole üldse. Aga ma nii tahaks jõukes korralikku deiti ja ma juba täiesti tunnen, kuidas on tekkimas ahastus, et ma ei leia seda. So I tried a different tactic. I started to swipe to the right almost all the time. I had a meerkat called suslik, then I had a cat. Mis sa selles kassi pildis paned? Nagu vihjad midagile või? Aga võib-olla vihjeski. Also I had Winnie the Pooh. I swiped to the right to this one. Jah, ma matchisin koeraga. Ja ma küsisin siis, et milline on tema ideaalne kohting ja ta ütles, et no minu ideaalne kohting hõlmaks pikka jalutust lumes müramisega. Külm on see, ma ütlen selle peale. I tried everything, I think. Ja välja on hakanud paistma 2 kutti. Üks on kreeklane. Tema on küll selline, et tule, lähme, teeme ära, mis on hästi tore ja mis mulle väga meeldib. Ja teine on Eesti juurtega, aga ta kas nüüd õpib või elab Islandil ja tema on ka väga selline lootustandev. Lähete leidile? Ei, nii palju me temaga ei suhelnud. Sest et ma üritasin leida ikkagi Eesti meest, nagu eestlast. Ma tahtsin, et see eriline date juhtuks eestlasega, et ma saaks öelda, et vaadake kõik, see on võimalik. See ei olnud nädal aega võimalik. I realized that I'm in trouble, that I haven't made any friends. So yeah, I decided to buy this Tinder Gold. The Tinder Gold only allowed me to get matches quickly, nothing else. Ühele neiule, tähendab 2 tüdrukule kirjutasin sellise lause nagu hei, ma ei tea sind ja sina ei tea mind, aga kuidas oleks, kui me jätakski asja selliseks ning teeksime ühe öökirglikku armastust ilma mingisuguste siduvate faktoriteta. Üks tüdruk ei vastanud mulle, aga teine tüdruk kirjutas mulle nii. Hei, ma arvan, et kui me natukene üksteist ennem tundma õpime, siis tuleb sellest küll üks imeline öö. Ma pakkusin välja, et saame siis kokku esmaspäeval kell 20.00 Tallinna südalinnas, aga jälle siis kadus kui tina tuhka. I don't know. My expectation was to find at least one friend and this expectation didn't come true. Väga palju muidugi ei vastatud. Ilmselgelt ma ka ei vastaks, kui mingi creep kirjutaks mulle siukseid asja. Olgem nüüd täiesti ausad, aga mingisuguse ettekujutluse ma endale sain, kuidas alustada suhtlemist ja kindlasti mehed, see ei ole hei. Ta on meelelahutus. See on, kui YouTube'ist meigivideod üle viskavad, siis ma ei tea, võtad ja tinderdad natukene. I think the Estonians are shy and slow. Yeah, it's like that. Loomulikult see oli eksperiment, aga nad on ka ikkagi ju toredad inimesed seal teisel pool ekraani ja kes teab, võib-olla see on jälle uue sõbra või ma ei tea. Natuke see jäi kipitama see, et ühe neiuga võib-olla oleks siis saanud asja ära teha, aga võib-olla jäi paaris päevas puudu. Eluarmastus, kas sealt leiab? Võib-olla keegi, aga ma arvan, et mitte mina. Saate aru, me panime just purki Delfi Tinderi eksperimendi ning ma ütlesin, et minu eksperiment ei õnnestunud, et ma ei leidnud seda deiti, mida ma tahtsin. Sel hetkel, kui ma astusin majast välja, kirjutas mulle üks noormees, et tal on 2 piletit ooperile, mis toimub ainult 2 korda aastas. Inimesed, mu eksperiment õnnestus. Ma leidsin selle deidi, millele ma minna tahan. See on võimalik nädal aega leida endale Tinderist äge deit. Ei!